telgist ei ole tuult, aga väljakul on näha, et lipud lehvivad ja tuul on ka neil tagant seekord, kui Kuressaarel mõeldes. Ütleme sealt kohast sinna 5 kasti ja 16 kasti joone vahele peaks välja viskama küll ja siis edasi sealt pikaks audits hakkame nimetama 5 kastis ja kaugemale. Opa! Esimene 14. minutil ja Sander Sinilaid. Kogemused maksavad ja siit pool õnnega talle see pall ette põrkab ja ütleme ebaharilik tähistus ka, et ei olegi näinud Sander Sinilaid on nii emotsionaalselt väravat tähistamas ja üritada siin kunstmuru peal rinna peal libistada, aga... No natuke tuli välja ka ju. No natuke libises ka, aga jube ettevaatlikult läks, aga siit päris, no ütleme ikkagi kiire värava Kuressaare saab ja pika Audi tulemusele. Jah, noh ikkagi standardolukorraks loetakse tänapäeval juba neid küljeaute ja Varr vaatab mõistagi selle olukorra üle, vaatame ka meie ka. Pika aut läks sinna jäile ja Kristo Tohver jälle tühistatakse ära, jah. Ja näitabki, et värav ei loe, käega mäng ja vaadake, kuidas praegu Viimsi tähistab seda otsust liigades. Siis nüüd jälle Eestimaa klubi üles leidnud. Läheb madal pall karistusalasse ka. Väga ohtlikult. Endiselt ohtlik ja tuleb ka löök, aga... Korda vist nurgalööki proovida. No nüüd tuleb päris hea pall. Ei olnud Nõmm ka kindel, kas tuleb sellele pallile vastu välja või mitte. Opa! Kus lööb üle praegu James oli. Aga nüüd, väljaku peal paneme paika selle, kes mängib kus. Kaugelt tuleb löök, lahtine pall ka, aga Pajunurk. Tuul, näeme, et lipud värava taga näitavad, kui tugevalt see tuul puhub. Oi, kui ohtlikult ei ulatunud saab. Siis jäetakse mäng ennemast ära. Ja siin me ei saa ju mingisugusest jäetunud väljakust. Ei, siin ei ole mitte midagi, vaatame siin 1-0 on olemas! 55. minutil saab Kuressaare kätte, kui see nüüd püsima jääb, aga Jevgeni Demidov. Ja on see hooaeg varemgi löönud siin karistusala tagant nurgast üle puusa korralikke lööke ja siin jälle asi hakkas pihta pikast küljeaudist ja nüüd tundub, et siin ei päästa Viimsit miski ja see värav jääb püsima, nii et Kuressaare siit võtab 1-0 eduseisu ja see on juba tegelikult maksab, ütleme 100 000 pluss eurot, kui ainult katet vahetada, kui siin tuleb päris ohtlikult. Hästi sööt liigub Viimsil. James jätkab veel ollik lööb, aga see blokeeritakse. Küsib vist selle palli minema saama. Nüüd läheb pall ette, sealt tuleb jätka. Vennad saavad siin mõlemad täismängu täna kirja. Ohtlik olukord ja kas siin on teine? Poiss, aga pole sattunud see aeg Kuressaare mängudele nii. Oi, siin on ikkagi Viimsil neid võimalusi vaikselt tekkimas ja siin künnarnukid ka käivad juba. Ja kas mängu esimene kollane kaart? Kui mitte punane. Ja punane Kleep Soovile. Op, siin läheb juba kehakontakti Kristo Tohveriga ka. Peasekretäriga siin niimoodi hoolimata sellest, et kaela peale tatuud on tehtud, ei maksa nagu põrgata. Ja siin on ka Viimsi meestega tõuklemist. Ei, siin on vaja natuke raputada ja siin künnarnukid käisid vähe kõrgelt ja siin oleks vaja Pevtsov lihtsalt minema saata. Punane kaart on välkunud ja tenderdus karistusalasse, Pajunurk klaarib. Löögi kohta. Mägi lööb kaugelt. Otse kätte. Mägi seda teeb ka. Jääb veidi lühikeseks, aga on võimalus uuesti. Kaugelt tuleb löök ja Nõmm tõrjub lati alt. Madalalt mängitakse nüüd kasti joone juurde. Mägi Tenderdus 5 kasti peale, ei ole Nõmm kõige paremini, tuleb löök, Nõmm tõrjub. Ja lõpetab ära Tohver selle mängu. Esimene kohtumine Premium-liiga ülemineku mängudel on lõppenud ja Kuressaare saab Viimsist 1-0 võidu kätte teisel poolajal Jevgeni Demidov. Viimsi kapten Markus Allast, esimene ülemineku mäng mängitud teie poolt vaadates 0-1 kaotus, sinu esimene emotsioon? Jah, kahju, et täna nii läks. Oli väga tasavägine mäng. Ütleks, et mõlemal olid siin võimalus juhtima minna. Esimene poolek nad läksid juhtima, võeti Varriga meie õnneks ära, aga nad ka pääsisid, et oli lahtine, aga täna kahjuks nii, jah. On see 0-1 tulemus teie jaoks pettumus või pigem
selline seis, et saab nädala pärast mängida küll? No kindlasti on ta pettumus, et me ei tulnud seda mängu kaotama. Selles mõttes on pettumus, aga täna ei otsustatud midagi ära, et mäng on lahtine nii-öelda, et kõik jääb teise mängu peale. Oled sa nõus, et esimene poolaeg pigem oli nagu teie poolaeg, aga teisel poolel teine poolaeg Kuressaare oma? Kui jah, siis miks see nii võis olla? Ei, ma ütleks, mõlemad pooled olid suhteliselt tasavägis, et jah, võib-olla ühel poolel tekkis neil natuke rohkem võimalusi, aga ma ütleks, et kogu mäng oli pigem tasavägine, et keegi nii-öelda ei haaranud sellist kontrolli, et oleks nüüd öelnud, et poolaeg oleks konkreetselt neile kuulunud. Viimsi on nüüd Kuressaare vastu mänginud ka varem karikasarjas ja alati on Kuressaare 1-0 peale jäänud. On see mingi needus või miks see nii on? Ei oska öelda selles mõttes, et eks selliseid asju võib ikka juhtuda, aga iga seeria saab ükskord läbi, et jah, loodame, et see siis järgmine mäng saab läbi. Sul endal ka kindlasti vastasvõistkonnas palju tuttavaid. Kui palju oli enne mänge ja mängu ajal, kui palju sellist lõõpimist omavahel oli? Eks nagu Nõmme intervjuust välja tuli, siis seda lõõpimist ikka on, kui oled mänginud nii-öelda mõlema meeskonna eest. Et see on selline tavapärane asi ja käib asja juurde, et siin Nõmm juba ootab ka siin ja Pajunurm, et väga hea sõber, et eks see lõõpimine ikka käib asja juurde. Ja see lõõpimine kestab nüüd nädal aega kuni järgmise mänguni, jah? Noh, eks ole näha, et liiga palju infot ei saa nendega jagada, et jah, see on selline pigem selline poolede naljaga, jah. Olgu, aitäh ja edu siis nädala pärast. Tuleb meie juurde ka Kuressaare väravaht Karl Roomet Nõmm, palju õnne, 1-0 võit, sinu esimene emotsioon pärast seda kohtumist? Võidu üle kindlasti väga hea meel. Aga ma arvan, me mängisime täna väga kehva mängu, et me olime hädas nii Viimsiga kui ka selle väljakuga. Ja ma arvan, et ütleme, et see oli esimene poolaeg. See, mis Saaremaal toimuma hakkab, see on täiesti teine asi ja peal me mängime täiesti teistmoodi. Nii et täna oli meie kehvad, saime tulemuse kehva mänguga, aga räägin, see on esimene poolega alles. Mis see ikkagi põhjus on, miks te kehvad olid, väljak, vastane, mis täpsemalt? No eks ütleme nii, et väljak on mõlemal meeskonnal ju sama, aga oleme ausad, me ei kohanenud täna selle väljakuga ja me mängid enda taset välja. Et ma arvan, see on väga positiivne, et enda poolt mitte kõige parem mänguga suutsime võidu ära tuua. Sellele vaatamata esimene poolaeg pigem oli Viimsi käes, aga teine poolaeg saite kuidagi paremini oma mängu käima. Mis põhjus olid need vahejutud või midagi muud? Eks me rääkisime, ise tundsime ju ka esimene poolaeg, et oli raske, me pidime juurde panema. Ma ütlen, et meil ei kõvasti varu veel, et ma arvan, Kuressaares läheb mänguks ja just meie poolt. See 1-0 võit teie poolt on see rahuldav tulemus, hea tulemus, mida öelda? Võiduga oleme rahul, mänguga ei ole. Mänguliselt järgmiseks mänguks parandame enda sooritust ja lähme lööme veel väravaid. Oled sa kindel, et Kuressaares nugade peale ei lähe, et jääte kindlalt püsima? Jah, Kuressaare jääb püsima. Olgu, aitäh ja